Head vaatajad, head kuulajad, Mehed hakkame elama podcast on teie kõrvas ja teadvuses ja alateadvuses ja igal pool mujal koha sisse võtnud. Mina olen saatejuht Kaider Kahar ja mul on täna külas Siim Tõnisson. Tere Siim, ma olen tahtnud sind siia saatesse, ma arvan, et umbes pool aastat meelitada ja nüüd on see päev, kui sa oled siin kohal. Tere tulemast! Tere! Ma ei hakka ise tutvustama, ma tegelikult tahaks teada, kuidas sa ise tutvustad ennast. Kui keegi küsib, või sa ütled, et jaa, ma olen Siim ja küsib, mis mees sa Siim oled? Kuidas sa ise ennast tutvustad? Mul vist kõige lihtsam, mida ma olen alati kasutanud, on see, et ma ütlen, et ma olen siis liikumisõpetaja. Ja siis järgmisena küsitakse, et see on see vana, see kekalaps nagu vist, et jah, põhimõtteliselt see. Ja siis mul see avaneb see CV veel lahti ja et siis ma natuke teen seda ja siis seda ja seda ka veel. Ja. Aga kekaõps minu arust müüb hästi, see on niisugune hästi stereotüüpne kuju, et minul olid kekaõpsiga väga soojad suhted, ma ei saanud sealt selle liikumisharrastust küll, aga mis mulle meeldib, on see, et tal olid väga lahedad adidressid, ülilahedad tossud ja väga kihvtid suusad, et ta oli lihtsalt väga glam naine. See kipub olema jah niimoodi, et nad on alati dressides, et sa koolis saad nagu aru ja kui ma käin ise koolitusi tegemas, siis ma nagu sealt seltskonnast saan ka aru, kes on, taast on need vennad, kes on kõige vähem siuksed nagu pinges ja siuksed tõsised, vaid siuksed hästi niuksed hea tujuga seal kuulavad ja on. Aga kekaõps ja liikumisõps, seal on vist seesama, nagu meil oli selle kuulsa tanklaketi brändiga, et me nagu kirjutame Circle K, aga ütleme ikka veel Statoil. Et seal vist, ma arvan, jääb ka see veel väga pikaks ajaks, et ta on ju seaduseski tegelikult. See ainekava on ära kinnitatud, et on liikumisõpetus, seda peab nagu justkui rakendama. Aga paberil ta juriidiliselt on kirjas veel kehaline kasvatus, sest et seal ta on selle keskkooli seaduse, suure seadusega nagu koos seal ja siis sellepärast on see natukene venima jäänud selle nime muudatust lõplikult. No sissejuhatus on tehtud, aga liikumisõpetaja, see kõlab nagu igatahes nagu õigesti. Ta kõlab kaasaegsemalt jah, minu arust. Mis sinu enda isiklik taust on? Need, kes kuulavad, neile ma võin öelda, et sa oled väga heas vormis, sa naeratad, tundub, et sa ei ole trenniga üle pannud. Aga kust sa tuled? Kus on sinu see alguspunkt? Millisest perest sa tulid ja kas teie peres liiguti, söödi ja tehti kõike niimoodi mõnusalt tasakaalukalt? Minu alguspunkt on, ma vist mäletan oma esimest seika seoses liikumisega, kui ma olin väike poiss, siis jõuluvana tõi mulle suusad. Öeldi, et Siim, mine nüüd vaata, et jõuluvana vist käis minu vaata kuuse alla, siis olid need jänestega suusad pandud sinna. Ja siis mind õpetati suusatama niimoodi jutumärkides, et need panti mulle maja ees jalga ja siis lihtsalt, et mine nüüd. Ja mul on see eredalt meeles, kus ma olin paksu lume sees, täiesti nagu kõhuli, nägu pidi lume sees, niimoodi, et lämbud ära ja ma ei saanud aru ja mul ei olnud ka lootust, et ma vist tõusen kunagi püsti siit, sest need suusad olid täiesti risti ja nagu polnud võimalik. Ja millegipärast sellise nagu kogemuse pealt ma siis lõpuks ikkagi läksin kunagi hiljem suusatrenni ka veel. Aga sinna vahele jäi veel siuke etapp, kus ma nägin, kuidas Tallinna Kalev mängib korvpalli telekast ja siis see kuidagi mõjutas mind nii palju, et ma palusin oma isal, et ta viiks mu korvpallitrenni. Aga isa oli siuke klassikaline Eesti mees, ta vaatas, et mis on lähim trenn ja viis mu üldse aerutamistrenni hoopis Viljandi järve peal, et me elasime siis nagu teispool järve ja siis, kuule, aga seal on midagi, et lähme käime sealt läbi nagu. Siis ma käisin natuke aega seal aerutamises ja tegelikult suusatrenni ma sattusingi väga nii-öelda nagu juhuslikult, et ma sõbraga kolasin külavahe ringi ja siis üks hetk jõudsime mingis üks kohta, mis oli mingi treeningbaas ja siis sinna hakkasid nagu noored kogunema. Ja siis me olime mingid, mis siin toimub, meil hakkab trenn nagu. Ja siis okei. Ja siis seal kusjuures ka see oli suvine nagu kuu ja me hakkasimegi seal trennis korvpalli mängima. Ja siis treener muidugi võttis meid kampa ja peale trenni küsis vana hea sünniaasta ja nime ja pani kirja ja siis ma nagu olingi müüdud ja hakkasin käima seal suusatrennis. Ja sealt siis lõpuks jõudsin veel keskkoolis Otepääle Audentesesse
nii-öelda, mis siis oligi, keskenduski suusatamisele ja kus siis eesmärk oli juba võib-olla midagi veel nagu tõsisemat ära teha. No ja kuhu nahka see läks siis? See läks selle nahka, et ma tahtsin liiga palju ja seda kainet mõistust võib-olla oli seal liiga vähe. See vist läks selle nahka, et ma jäin noortekoondisest esimesena välja. Aga see tähendas meie ajal seda, et räägin huvitavat meie ajal, nagu ma oleks mingi vana mees juba. Vana sa oled? 37. Okei. Ja ühesõnaga, et sa said nagu kõik trenniriided, tasuta laagrid, lumelaager, kõik asjad, see oli ikkagi nagu väga-väga prestiižne asi. Ja sellest jäid sa ilma? Ma jäin sellest esimesena nii-öelda välja öeldi, et näed, nüüd läks uks kinni, et siis ma olin niimoodi, et davai, et nüüd ma pean nagu näitama kõigile, et see oli vale otsus. Ja ma olingi sügiseks, ma olingi nagu sellises vormis, et räägitakse sellest jooksja kaifist ja sellist asjast. Ma arvan, et mina kogesin seda suusataja kaifi, kus sa võidki nii palju kühveldada nagu keset võistlust, aga sa lihtsalt ei väsigi ära, nagu et sa, mäletan, meil oli kontrollvõistlus, oli pikk tõus, ma kühveldasin selle nagu täiega üles ja ma tõusu otsas sain aru, et me nagu polekski midagi teinud ja sul ei olnud laskumist, vaid sul oli veel sirge niisugune platoo. Ja see oli nagu mega hea tulemus ja siis sealt edasi hakkas juba minema, tekkis see väsimus, ehk siis ma olingi juba hooaja alguseks liiga küpse nagu ja siis sealt sellest august oli üsna nagu raske välja tulla ja 12 klass ma juba olingi niimoodi, et oli mul ikkagi see spordist nagu mingis hetkes nagu täitsa nagu siiber ja. Nii et siis see uks läks kinda kinni ja siis tulid teised uksed. Ja tuli täitsa mingi teine suund ja ma üldse sattusin sinna meelelahutusäri keskele üldse. Aga sellest ma tahaks eraldi kuulda, aga mind huvitab veel see, et kas see, et sind omal ajal, kui sa olid selles, sa vaatasid seda ilmselt, kuidas Kalev lammutas, on ju? Jah. Et sa nägid iidoleid ja see oli see, kes sind mõjutas. Kas see, sa töötad täna ju liikumisõpetajana, sul on lapsed. Kas see iidoli roll meie liikumisharrastuse juures on oluline? Ja see on lastevanematele minu arust parim häkk, kuidas üldse seda süstida, seda liikumispisikut ongi see, et kas kogu perega või papsidele võtke nad kaasa, viige nad jalkavõistlusele, viige nad kossuvõistlusele. Korvpall on praegu Eestis ju väga nagu pop ja nii-öelda armastatud, eks ju. Koged seal seda fänni nii-öelda elu ja kõike seda, et ja noh, meil on talvel see kahevõistluse võistlus, eks ju, Kristjan Ilvesega. Meil on võrkpall väga heal tasemel on ja head rahvusvahelised mängud. Tegelikult on ju käsipalli meil siin veel, neid meeskondlikke alasid on individuaalseid alasid. Suvel oli ju meil see noorte nii-öelda võistlused seal Vabakal, eks ju, et kõik see on nagu selle esimese nii-öelda pisiku tekitamiseks mega lihtsad variandid. Need alasid on ju ka erinevaid, alustades niisugust nagu tänavakultuurile lähedase, et võib-olla see lumelaua-kultuur on ju tegelikult selle rulakultuuriga üsna nagu, et ta ei ole nii klassikaline kui, ma ei tea, 10 võistlus on ju niisugune, et tegelikult neid on ja sa ise oled näinud seda, kui sa viid, ma ei tea, sa oled ju käinud noortega ka koos võistlusi vaatamas, on ju. Ja. Et mis seal toimub et see, kui sa selle paugu kätte saad, kas nad siis pärast küsivad, et ma tahan tegelikult, ma ei tea, äkki ma paneks ise ka need suusad alla või võtaks selle palli kätte või mida iganes. Me oleme jalgpalli käinud vaatamas, meil oli selline preemia nii-öelda nagu väljasõit, kus me käisime ühte Eesti koondise mängu vaatamas ja noh, see oli lihtsalt selline nagu üks kord, kui me käisime, et selle põhjal nüüd nagu mõõta, et nüüd hullult hakatakse kohe jalgpalli mängima, aga mis seal on see oluline asi selle taga on nende emotsioonide nagu loomine ja nende pakkumine neile ja sealt nad need kindlasti saavad ja sealt tekivad need mälestused ja seda mõju sa võib-olla ei saagi koheselt mõõta, et see võib-olla jääb kuskil alateadvusesse neile tiksuma ja siis mingi hetk tehakse selle põhjal hoopis valik või selle põhjal hoopis nad viivad kunagi ise enda lapsed nii-öelda nagu vaatama, et see oli äge ja võib-olla need lapsed hoopis hakkavad tegelema spordiga, et see on selline teda ei saa jah kohe niimoodi mõõta, nagu stoppriga võtad jooksuaega,
aga see on jah ennekõike seotud nende emotsioonide loomise ja selle pakkumisega. Nii et kui sa ikkagi vaatad ühe hea lahingu ära, ma mäletan, mul lapsed käisid vaatama, kas võis olla, et Eesti võitis Serbiat korvpallis? Ja. Nad käisid seda mängu vaatamas, see oli Tallinnas, eks? Ja pärast seda olid mul kodus kõvad korvpallurid, ma arvan, et selline emotsioon püsib siiamaani, et nad väga hästi teavad, mis on korvpall, üks käis trennis ka. Ja, see on, niisugused asjad on väga, kõik need, praegu on ju kergejõustiku samamoodi käimas, eks ju, et seda nii palju kui võimalik, ma olen ka alati üritanud ise koolis neile seda ekraani pealt nagu näidata, et see tiksuks kuskil ja tekiks see nagu mingi ühisvaatamine ja jälle samamoodi, et nad oleks kursis üldse, et mingi selline asi praegu on käimas, eks. Nii et, aga see ei ole ainult tippsport, vaid see on ka liikumisharrastusega seotud, et ega nagu sinust ei tulnud Eesti parimad suusatajad, siis ei, aga on sinust tulnud tubli liikuja. Jah, loomulikult, ega see ju eesmärk oleks see, et jälle liikuma saada, et ei oleks seda tippsporti ja seda teha, see on hoopis täitsa teine raamat. Aga kui palju teie kodus mõeldi näiteks tervisliku toidu peale? Või kas oli ka see, et me peame, ma ei tea, kuidagi millestki nagu lähtuma ja meil on mingid põhimõtted, tervislikud eluviisid või see oli midagi, mis tuli sulle endale avastada kõik? Pigem ei olnud jah, sest et seal kodus ikkagi oli see generatsioon jah, kes tegi neid kotlette ja kartult ja söödi kõht täis ja nii nagu pisut üle 100 aasta Lauri Pihkala kirjutas enda raamatus Poiste spordiõpetus, et ta oli arstiharidusega meesterahvas ja jagas sellist toitumisalast teavet seal niimoodi, et süüa tuleb niimoodi, et vats ei rebeneks. Et ma arvan, et siiamaani väga paljud pered lähtuvad veel sellest nagu põhimõttest, aga ma arvan jah, natuke oli meil ka sellist, et peaasi, et ta ei rebeneks ja et oleks nagu ikkagi söödud. Sa ütlesid, et sa astusid sisse showbusinessi või meelelahutusmaailma. Mis sa tegid seal ja kuidas see käib? Ma olin bassimees üldse ja natuke olin helimees ka ja siis see tegelikult oli väga raske aeg mulle, kus sa oled seal 20 alguses ja sul on üks suur unistus olnud, mida sa taga ajanud ja siis see läheb nagu untsu ja sa oledki veits selle valiku ees, et sa oled kuidagi kõik nagu kaardid sinna panustanud, et mis nüüd üldse saab. Ja mul oli ikkagi aasta aega sellist nagu genereerimist kella 3 öösel seal, et mis nüüd saab, et mis asi see üldse võiks olla, eks. Ja ma olin nagu nii sport peast, aga ma enam seda ei tahtnud nagu näha, eks ju. Ja siis ma vaikselt tegin mingit bändi ja asja ja siis sellega seoses ma üks hetk nagu mõtlesin, et jumalast nagu äge oleks ju hoopis seal. Bassimängijana läbi lüüa? No alguses ma tahtsin bassimees olla jah, aga siis ma sain aru üsna ruttu, et selleks on vaja ikkagi harjutada ja veits nagu mingit distsipliini, sellist teistsugust, mida mul võib-olla tol hetkel ei olnud ja siis ma sattusin Viljandis ühte helirendifirmasse nii-öelda tööle ja siis sealt hakkas lumepall otsapidi veerema. No ma kujutan ette, et see on sama intensiivne asi nagu üks spordimehe elu, et tegelikult sul on mängud, sul on tööd, sa lõpetad hilja, sa saad hilja magama, sa sööd seda, mida juhtub tanklast. Kuidas sa sellele vastu pidasid? Ma peale keskkooli aasta aega vist ei teinudki mitte midagi, nagu üldse ei tahtnud liigutada ka. Ja siis ma tegelikult selle sama nagu liikumisega hoidsin ka ennast ikkagi vee peal ja mul oli nii-öelda nagu väga hea põhi ka all, eks ju, juba eelnevast elust. Ma korra küsin täpsustuse, et sa põhimõtteliselt sest tippspordi elu läks nagu kinni, aga ikkagi sa hoidsid seda liikumisharrastust nagu alles, kuigi vaim oli nagu maas. Ja ma nagu muidugi koormused kõik olid täiesti midagi muud, eks ju, aga ma üritasin nagu ikkagi liigutada ennast ja see selline vajadus või see nagu nälg sul selle järgi ikkagi on, et sa nagu keha on harjunud sellega kuidagi ja minu jaoks oli selline eraldi asi, mis mind motiveeris, oli see, et need samad 2 tüüpi, kes tol hetkel olid seal helirendifirmas tööl. Ma olin nendega sauna lava peal ja siis ma vist natukene julgesin mainida seda kõhu teemat, et
niimoodi natuke juba kuskilt, eks, ja siis nad ütlesid mulle, et vaata poiss, et sa ise 30 ja peale vaata, et siis vaatame, onju. Siis ma olin niimoodi, et raisk mehed, ma saan 30 ja siis ma tulen näitan teile, milline nagu, et see on võimalik, nagu, et see ei saa olla kunagi nagu põhjendus, et näed, ma olen siin 35, et noh, et see peabki nii olema, vaata, no, tegelikult ei pea, et saab ka teistmoodi, eks, ja siis see oli alati nagu iga kord, kui ma seal diivanil lösutan, siis mul tuleb see nagu katkend meelde ja ma mõtlen, et ei. No tõsta särk üles, näita, mis toimub siis. Ma võin tõsta, mul on, arst ütles, et on vaja 10 senti maha võtta. Mul on okei, mul natuke kõht on karvane, aga muidu on okei. Kuulajatele siis nii palju, et kõik on hästi. Aga ikkagi, kas siis ei olnud nagu seda lagunemist, et inimesed ütlevad, et ma ei tea, elu tuleb peale, töö on nii intensiivne, ebaregulaarne ja et kuidas ma selle liikumise sinna mahutan sinna sisse, kuidas see käib, kuidas see enda siuke sundimine ja selle asja nagu ajamine käib? Tead, ma just viimane nädal mul on, ma eile just noortele rääkisin, et ma käisin eelmine nädal 3 korda trennis nädala jooksul ja ma läksin iga päev sinna niimoodi, et ma absoluutselt ei taha minna, nagu, no lihtsalt ei viitsi, nagu kogu aeg mõtled põhjuseid, miks mitte minna. Aga siis mida mina tean ju varasemast on see, et see tunne, mis pärast trenni on, no sellist on nagu mega hea tunne. Ka siis, kui sa oled nagu väsinud ja ei taha ja nii-öelda jutumärkides pole aega. Ja täpselt selle sama tunde pärast ma nagu läksin ja sa oled veel poole trenni peale, et tegelikult ka. Siis kui sa oled ära pesnud ja astud saalist välja, siis sa oled niimoodi, et vaat täitsa tore päev on olnud. Ja võt selle pärast sa teedki seda, et sa ikkagi ka väga paljudel kordadel seda rutiini lihtsalt surud ja lähed selle pärast nagu järel tekkiva hea tunde pärast. Et sa proovid siis jätta selle nagu ebameeldiva mineku osas vahele ja mõelda sellele saunale, mis seal pärast on? Jah, ma nagu olengi keskendunud sellele lõpptulemusele, et ma tean, et ma tunnen ennast pärast hästi, ma olen palju teravam pliiats ja elu läheb palju ilusamaks jälle, et see on seda nagu väärt ja ma olen seda ju teinud aastast aastasse ja kindlasti see ei ole kunagi eksinud, eks, et see ei ole päris katki kuku ennast seal trennis, siis tegelikult on ju alati väljud sealt hea tundega. Mis meil show-businessis toimub? Meil on ikkagi aeg-ajalt see, et mingid staarid on kuskil purjus peaga mingid aknad sisse visanud, laamendanud, aineid teinud. On see asi nii hull? See on kindlasti väga-väga palju maha rahunenud, et selline siin jah, mõne näitleja puhul tuua neid näiteid, kus peksti mõisaid segamini ja kõik see, eks ju, et üleüldiselt tundub, et see aeg on nagu otsa saamas, eks ju, aga mis veits tundub, et ongi sellised nagu äärmused, et üks hetk nagu valmistutaksegi Ironmaniks ja siis järgmine hetk valmistatakse ennast ette ikkagi seal pudeli taga Supermaniks jälle, et sellist, see võib-olla on see, mis teeb natukene muret, et mingi hetk nad on nagu väga nagu sellised kohusetundlikud, teevad hullult trenni ja siis järgmine ikkagi näed, et nad on jälle ära murdunud ja on kuskil midagi muud leidnud, et aga ma arvan, et ta on ikkagi palju paremaks läinud ja selline seda on väga palju vähem sellist sodi peaga kontserdite tegemist. Mingi hetk see oli nagu standard ja nii pidigi olema, siis see praegu on ikka niimoodi, et ikkagi korra selle ära teed, siis pärast on bändi koosolek ja hakatakse nagu menetlema, et kuidas siis nüüd nii, et oota, mis sest, et ja see, kes seda tegi, ka tihti tegelikult ikkagi, kui päris suure jamaga hakkama saab, tuleb ja vabandab kõigi ees, eks. Aga miks, ütleme, need ained, me ei hakka siin saladust tegema, et tegelikult pannakse väga palju kokaiini, väga palju suitsetatakse, see list on väga pikk, et tegelikult see pilt on palju jubedam, kui me tahame mõelda, mida kõik on kätte saada. Aga ütleb, miks see hiilib sinna sisse? Miks on seda vaja või miks see tuleb sinu kogemusest? Ta on ikkagi, ma arvan, seotud sellega, et nad ennekõike mis alkohol ja erinevad mõnuained teevad, on ju see, et ta võtab meil seda ajuaktiivsust vähemaks, eks ju. Et ta on ju väga hea siuke
stressiravim ja see kunstnik on ikkagi päris tihti iseenda ja kõige selle ümbritsevaga teatavas konfliktis, eks ju, ja sellest konfliktist väljuda mingiks hetkeks on ju väga mõnus väikse joogi või mingi muu asja abil. Et nii lihtne ta mingis mõttes nagu ongi, jah. Aga see on ju nagu näiline tegelikult, see on lihtsalt tundub nagu lihtne, hüppad lifti ja kõik on nagu korras, oled järgmisel korrusel, aga tegelikult sa ei tea ju, kuhu sa tegelikult sõidad sellega. Jah, ta ongi, ta on selline, sa varastad ju kogu aeg homsest päevast seda nii-öelda, eks ju, ja siis kui see järgmine päev kätte jõuab, siis sa oled nagu veel suuremas augus, kui sa ennem olid, eks ju, ja nüüd neil ongi see koht, et kas ma panen siit edasi või siis proovin kuidagi ikkagi välja roomata. Ja tegelikult nad ju enamus ikkagi varem või hiljem tunnistavad seda, et see siuke värske ja kainus, see, et sa oled nagu kohal ja tajud seda kõik, et see tunne on nagu 10 korda parem kui see mingi kaif, mis sa ühest või teisest asjast saad, eks. Aga tihti me ikkagi peame ise omast kogemusest seda õppima, mitte et nagu kuidagi kuuleks, et keegi räägib, et siis okei. Et kõige parem alkoholipoliitika on see, et no alkohol. Aga selleks, et sellest nagu aru saada, peab seda ise kogema. Jah, paraku küll. No, kes pole proovinud, siis ärge proovige. Meie soovitus on 0. Või siis näiteks 15 kilomeetrit vabalt suusatamist. Jah. Saab päris hea laksu. Muidugi. Ütle, kuidas sinust sai kehalise kasvatuse õpetaja? Glamuurne rock'n'roll, sa töötasid koos Pootsmani, Koiduga, kes sul veel oli seal listis? Mul oli seal Liis Lemsalu, Tanel Padar, Põhja-Tallinn. No täiega rock'n'roll. Pigem küll, jah. Aga tead, siis tuli ju see vahva viirushaiguseks, mis meid kuidagi mõjutas ja seda sektorit päris palju ja siis ma olin natuke sellises samas olukorras, kui ma olin peale seda keskkooli, et üsna niisugune nõutu, et mis saab. Ja mulle täitsa kogemata pakuti siis seda võimalust, et kuule, tule õpsiks ja mul oli see täpselt seesama tunne, kui mul oli siis, kui ma mõtlesin, et ma lähen sinna helirendifirmasse tööle. Selle keka õpsi asjaga oli täpselt see, et jaa, see tundub nagu nii äge asi, mida teha. Ja siis ma tegin oma esimese tunni ära, mis oli täielik katastroof. Ma läksin oma ma sain aru, et mul on hästi palju sealt mingid sõjaväest, mingid nagu rumalaid, mingid kombeid küljes ja siuke, et mitte päris nii ei olnud, et nii kuulab siia, aga natukene oli sellist nagu jäikust oli väga palju, mida ma pidin kohe nagu maha hakkama raputama ja loomulikult see rahvastepall ka, millega ma sain aru, et sellega nagu pikka pidu siin ei ole. Need olid esimese klassi lapsed, keda sa panid seal, kuulab siia, mängime, ei veel ööd. Ei, see oli teine klass, mäletan, mul oli 2 tundi järjest. Siis ma mõtlesin, et ma teen esimese tunni, teen täna siukse vähe nagu rahulikumat, ikkagi õppeaasta algus, teen siukse sissejuhatava tunni, et ajame juttu ja siis ma sain aru, et 5 minutiga, et mul on kõik räägitud, et nüüd on 40 mintsa nagu, et et mis nüüd saab. See nagu elu hakkas mind nagu kohe esimesest minutist nagu õpetama. Siis ma mäletan, meil hakkas vihma sadama, siis me tegime 2 tunni toas. No mis me teeme? Okei, teeme rahvastepalli. Siis sa näed ära, et pall endab vastu pead, on ju mingi, keegi on nagu pahane, keegi on õnnelik, keegi kurb, kõik need emotsioonid, sa pead neid menetlema seal. Siis sa näed, et nad nagu jäävad sul sinna passima, siis tekivad mingid, hakkavad lollitama, on ju, kõik, on ju, nagu, ja minu see võimalus ellu jääda oligi see, et ma pidin nendele oma eksimustele nagu üsna nagu kiiresti ka nagu reageerima, et ma ei saanud järgmisse tundi minna ja täpselt samu vigu teha, et vaid ma nagu pidin sealt õppima ja juba nagu seda täiustama. Aga siis tuli kool, ülikool ja siis tulid need tarkused, mida sa täna kõike jagad? Jaa, mul selles mõttes, kui sa lähed 34-5-et ülikoolis, sa ei lähe enam sinna, et ema käskis, vaid sul on see
eesmärk on teine ja sa kuidagi võtad seda informatsiooni ka hoopis teistmoodi vastu ja sa oskad võib-olla ridade vahet välja lugeda mingeid asju ja sealt siis jah, õppejõud ütles, et mõelge selle enda mingi nagu suuna peale, et kus te spetsialiseerute ja mis te teete. Ja ma olin kaugõppes, mul oli väga hea, et ma ammutasin selle nädalaga meeletuid mingeid asju, ma panin need kirja, siis ma saingi minna ja kohe selle nii-öelda oma sellesse töörutiini ja sinna neid nagu sisse sulandada ja kohe neid nagu praktikas kasutama hakata. No ma tahan kohe küsida su käest, et mis siis on see valem, et kuidas me saame õpetada oma neid järeltulijaid liikuma? Mis see, no see, me rääkisime sellest, et see fännikultuur, et paku neile kogemust, aga kuidas seda teha, et noh, lapsevanemad üldiselt vaatavad alati kooli poole, kool vaatab lapsevanemate poole. Mis sinu kogemus on? Mul on neid näiteid erinevaid, kus ma tean, et õpilane on hakanud sellepärast käima trennis, et kodus keegi ei tee mitte midagi, et ta ei taha ise selliseks. No see on see kõhtude värk, on ju? Jah, see on natuke see kõhtude värk. Aga seal on tegelikult ju, kui me enamus mõtleme oma nii-öelda kekaõpsi peale, siis paljudel oli see õpetaja selline, et ta ei näidanud enamus ajast mitte midagi ette. Tuli võib-olla nende ägedate dressidega, eks ju, aga ta ei näidanud kunagi õpilastele midagi ette ja väga harva räägiti ka nagu seda, et miks sul on seda oskust üldse nagu vaja. Miks ma pean kolmikut hüppama üldse, miks seda vaja on? Jah, mingid sellised asjad. Ja kui sa suudad selle nagu väga osavalt selle näiteks ära seletad noorele praegu, et miks üks ja teine asi on vajalik ja nii edasi, siis on nagu kohe olemas, nad on sul nagu kohe nii-öelda konksu otsas. Ja see sama, et enda selle krediidi sa teenidki välja sellega, et kui sa näitad neile need asjad ette. Et sa jooksed nendega, et meil on, ma ei tea, soojenduseks, jookseme 2 staadioni ringi 800 meetrit, on ju, siis sa lähed, paned nendega koos, jooksed nende eest taga, utsitad neid, kes jäävad maha, jooksed nendest mööda, kes on seal võib-olla rea ees, on ju. No siuksed asjad ka korvpallis, et nad saavad aru, et sa ikkagi oskad seda korvi alt seda lay-up'i teha ja võrgus servida ja kõik asjad, et sa näitad ise ette ja oskad neid juhendada, et sa ka leiad nende liigutustegevusest üles selle mingi väikse detaili, mis nagu tema jaoks muudab meeletult palju seda nagu lõpptulemust ja tänu sellele sa tõstadki tema seda enesekindlust ja siis ta julgeb järgmine kord jälle proovida ja loomulikult sellise, vaatame tihti õpetajatena hindame kuidagi oma seda edukust ka selle järgi, et kui suur kord meil majas on, eks ju, et kas kõik käivad, tantsivad minu pilli järgi. Tegelikult on see ju vastupidi võib-olla, et hakkasin just üks hetk mõtlema, et kui nad tunnevad seal sinu trennis või tunnis ennast nagu mugavalt, et neil on nagu tore olla seal, nad usaldavad sind, siis nad julgevad hakata ka eksima. Ja nüüd see ongi tegelikult see koht, kus see päris õppimine hakkab pihta. See, et inimene tuleb sinna ja ta teab, et kui ta eksib, siis sellest ei juhtu nagu suurt midagi, eks. Nii et võib eksida ka servil, ei juhtu midagi, kui läheb pall võrku. Täpselt. Nii, aga ma mõtlen selle peale, et mida lapsevanem saab teha? Sa näed lapsevanemaid ju ka, ega see koolitöö on ju lapsevanematega ju koos. Jah, no lapsevanem ikkagi peaks näitama seda eeskuju seal ülesse ja lapsevanem peaks ka võib-olla vähem olema seal telefonis ja lapsevanem võiks alustada kas sellest, et minge koos jalutage ja räägi oma lapsega ja proovi aru saada, kes või mis on Germo murel ja mis laul see Fiin on ja kõik mingid siuksed totrad asjad, mis nende jaoks on tegelikult nagu üliolulised ja nagu tekib see side ka omavahel nagu võib-olla suurem, et jah, kasvõi see võiks alata jalutuskäigus, kus te mõlemad saate natuke ventileerida ja rääkida oma elust ja olust. Ja siis on võimalik juba, ma ei tea, kõlab halvasti, müüa erinevaid väärtusi. No täpselt jah, et ja sama see siukse usalduse tekitamine ja kõik siuksed väiksed põhiasjad. Aga kas, kui sa oled jõudnud näiteks 9. klassi või keskkooli ja ootab näiteks kutse või ajateenistuse ees, et kas siis on kas on ühesõnaga, kui sa ei ole seda alguses lapsena teinud, kas on võimalik
võimalik ikkagi nagu alustada ükskõik mis hetkel, mis sinu kogemus ütleb? Tegelikult on, ma nägin ka seda nende muusikute pealt, kes seal oli nagu Tanel bändis üks väga tore kitarrimees Kristjan Kaasik, kes suutis suvetööle jääda kehalises kasvatuses omal ajal ja siis ja ta oli nagu nii spordikauge inimene, kui üldse olla saab, onju. Praegu on ta nagu spordi entsüklopeed, et teab hästi palju, kuidas mingi trenni teha, ta on ise endale mingi kava kokku pannud, käib ja teeb vaikselt, nokitseb ja näeb vaeva. Et selleks alustamiseks ei ole kindlasti kunagi liiga hilja, lihtsalt mida hiljem alustad, sõltub inimtüübist, võib see osutuda nagu palju raskemaks, kui sa oleks seda eas seal lapsena teinud. Aga mis see sinu selline nõuanne on, et kuidas neid esimesi samme teha, et okei, ma saan aru, et see kõht seal diivani peal on niisugune nagu liiga suur, on ju, et aga kuidas ma siis pihta hakkan, mis ma teen? Lähen ostan endale tossud või tõmban hoopis Strava äpi või näiteks äpi Spordivägi, mis iganes. No täpselt, seal on, vaata, paljud alustavad sellest, et see aktiivne eluviis ei alga mitte jõusaali kuukaardist, vaid see tegelikult algab sellest, et lifti asemel on trepp näiteks ja et sa ei lähe kohe jooksma, vaid et sa lähed kõigepealt alustad selle jalutamisega, eks ju. Meil on enamusel ju tegelikult see teadmine, et trenn on läinud korda siis, kui sul on pärast kõik kohad valusad. Tegelikult on see, et kui sul kõik kohad on valusad, siis see on nagu väga valesti valitud nagu koormus ja see on märk sellest, et sa võtsid liiga suure nagu ampsu. Et see ei ole nagu, see on mingi kuskilt jälle sealt jumal teab, mis ajastust tulnud kaasa selline mentaliteet, aga nagu ei, see ei ole nii. Et kõigepealt on vaja alustada selle jalutamisega, ma arvan, kui üldse pole midagi teinud. Ja praegu ju linn kubiseb, Tallinn kubiseb ju nendest jooksuklubidest nagu, kus saadakse kokku kord nädalas ja minnakse koos joostakse ja need on nagu väga lahedad ja need on tasuta ja selle seltskonnaga liikuda on alati palju ägedam. Me jõuame jälle selle fännikultuuri otsapidi, et sa oled mingis pundis, mingis klubis, mingisuguses seltskonnas, kogukonnas ja siis see, kui sa lobised kellegiga, siis ega sa ei mõtle selle peale, kui mitu sammu sa sellel ajal oled teinud. Jah, ma eelmine nädal tahtsin minna sinna Kadrioru jooksuklubisse ja jõudsin 4 minutit hiljem kohale ja vaatasin, kedagi polegi, nad on läinud ja siis mul sõber oli samamoodi eksinud ja siis meie jooksuklubi nägi välja niimoodi, et me jooksime Kadrioru vahel ja otsisime, et kus nad võiks olla. Ja me saime lõpuks 8 kilomeetrit täis ja natuke üle tunni vist jooksime ikka ajaliselt, kui ma ei eksi. Ja ma ei saanud arugi, et me oleks üldse nii palju jooksnud, sest terve aja arutasime, äkki nad läksid sinna, ei oota trepid, äkki seal on ka trepid, äkki nad on seal. Ja see lihtsalt nagu, ja siis räägid mingit muud asja ja ongi 8 kiltsa joostud. Aga üksi lähed, siis see on nagu hoopis nagu raskem. Nii et ikkagi otsi endale see selline sarnane tüüp ka, on ju, et kui sul on tõesti, eks me oleme erinevad, minul on kaalu rohkem, kui ma tahaks, et ma leian siis mingi samasuguse võimekusega tüübi, kellega mul on lihtsalt huvitav koos ja siis ma ei tea, käime, proovime tempokalt nagu oma seda jooksugruppi üles leida. Nii et ei ole siis hilja, aga mis siis on? Lihtsalt mine, hakka pihta kohe. Jah, ega seal ei ole. Ja arvesta lihtsalt sellega, et see enamus ajast ka tippspordis, ka kõigil, keda sa näed liikumas, see ei ole nagu mingi meelakkumine, see on ikkagi tihti pead lihtsalt sundima nagu vägisi ka. Aga lihtsalt see pärast see tunne on nagu mega hea. Kannatage alguses ära ja siis saate maitse suhu. Aeg on otsas, Siim. Me võiksime rääkida lõputult, sest et juttu jätkuks küll, aga mul on üks selline traditsiooniline küsimus, mida ma kõigi meeste käest küsin, et mida teed sina oma vaimse ja füüsilise heaolu tagamiseks ja tasakaalu hoidmiseks? Mis see sinu Siimu retsept on? 10 kilomeetrit iga päev jalgade peal olla. Et ma ikka lähen päris ruttu lolliks, kui ma seda ei saa. Kui ma näen, et mul seal on spidomeetri peal 5 kiltsa või 6 kiltsa, siis mul on juba see, et ma kuidagi, ikka, mul on väga-väga vaja seda, jah. Et kuna mul on aktiivsus tähelepanu häire ka, siis selle nagu ohjamiseks on mul seda nagu eriti vaja. Ja see on kõige lihtsam asi, ja mida ma veel kindlasti pean tegema või hakkasin tegema, on see, et ma
magan oma nutitelefonist nagu väga kaugel, et ta laeb mul hoopis teises toas, et ma ei ärka hommikul esimese asjana üles, ei löö seda lahti ja ma üritan selle hommikul võimalikult kaugele lülitada selle hetke, kui ma selle nutitelefoni üldse kätte võtan ja hakkan sealt neid mingeid meile ja asju vaatama, et ma söön ära, istun autosse, sõidan kohale ja siis hakkan toimetama ja siis mingi hetk avan selle nagu Pandora laekaga. Ja aitab. Ja see aitab nagu megalt. Kui ma kohe selle ette võtan, no siis on nagu sa oled juba nii pinges, noh, sa oled väga-väga nagu pingule tõmmanud ennast, jah. Siim Tõnisson, aitäh, et sa tulid mulle siia külla. Aitäh, et sa kutsusid. Kuulajatele võib öelda, et Siimuga saate talle kaasa elada, et vaadake telekat ja vaadake sind, otsige üles, sellepärast et Siim on väga inspireeriv ja nagu Siim ütles, võtke siis lifti asemel trepp ja siis vaikselt hakkab see tulema. Ja. Aitäh, et sa tulid. Aitäh. Mehed, hakkame elama teie kõrvus, kuulake ka meie ja vaadake ka meie varasemaid saateid ja meid võib leida YouTube'ist, leidke meid Spotify'st, Jupiterist, valige vaid kanal, mis on teile kõige mugavam.